Ma olen jälle Tallinna lennujaamas, see on mu teine kodu. Ma ei lähe praegu, ma tulin varem, sellepärast ma tahtsin istuda luks selle bussi selles ülemise korruse kõige esimeses reas. Tahtsin seda esimest korda elus seda vaadet. Oli vägev küll, et kui on see üks saam vaba, siis ma võtan alati selle koha. Aga kui see ei ole vaba, siis ma võtan allkorrusele eelmivasse ritta. Siis ma tagasi tulengi eelmivasse reas allkorrusele. Et see on kõige parem koht sellisel juhul. Paremad kui äriklassi kohad, ma arvan. See on kohvimassina lähedal. Aga kuhu ma siis lähen praegu? Ma olin 3 sekundi kaugusel, et minna nagu Hongkongi. Ma vaatasin juba ära, et sai paari päevas ette broneerimisega Finnair 710, siis ma mõtlesin, ma olen seal, lasin minna sellepärast, et sinna Kai Taki maandumisrajal on praegu üks majutusasutus tehtud. Et otse sama maandumisrajal otse. Ja see on, nimi on ka nagu Runway 1331, eks ju selle, ta ühtepidi oli 13 see maandumis, teistpidi 31. Ja ma mõtlesin, ma iskun nagu sellise säästu Hongkongi reisile nädalaks ajaks. Olin 3 sekundi kaugusel broneerimisest. Päriselt kohe, jah. Ja tuleks ma kokkuda mingi koos majutusega lend edasi-tagasi Tallinnast ja majutus kuskil 900. Ja see toit oleks miinusmärkidest, kuna see on parem kui siin Eestis, eks ju, odavam ka. Nii et tegelikult oleks ära tasunud. Ma praegu isegi natuke kahetsen, ma praegu Hongkongi ei lähe, aga miks ma ei lähe, sellepärast, et ühel väga lihtsal põhjusel, sest sügis on mul lemmik aasta aeg. Ja ma ei taha seda nagu praegu ära rikkuda. Hongkongis on natuke paremad. Hongkongi arva ma tahaks minna jaanuaris või kuskil veebruaris, selliseks külmal aasta ajal. Et see, ma esimest kord elus käisin umbes sellel ajal kui praegu Hongkongis. Ja see oli natukene palav minu jaoks, nii et ma vaatasin jah kliimaliselt, seal oli 26 ja midagi, ligi 30 kraadi, mis ma praegu ei lähe. Ja see oli naljakas, et ma Tartu bussijaamas olin, mida ma kuulen, kantoni keel. Ja siis bussis olid ka need, ma arvan, nemad lähevad selle õhtuse Finnairiga. Lähevad üle, jah. Ja see väga hull ei ole, see on 12 tundi. Läheb kohe niimoodi, et see tegelikult ei ole. Ma praegu natuke kahetsen, aga see toit oleks super hea. Ma praegu olen Kärdlasse ja Kärdlasse, kõik on super hea. Aga ega ma inimene söögist ei ela. Et jah, et laksa ja puhu jäävad nagu söömata, aga midagi muud ma võib-olla lambada seda Kärdlas saan. Loodus on Kärdlas vägev. Hongkongis on ka loodus väga vägev. Hongkongi nagu ei reklaamita nagu sellise vägeva loodusega kohaga midagi poleks. See on väga veider, ka mis on nüüd suur linna, mis ta on ka muidugi, jah. Aga ta on ka väga vägeva loodusega paik, mis millegi pärast nagu turismibrošüüridesse nagu inimeste teadmisesse ei ole jõudnud. Ja muidu vahe on selles, et Kärdlas ei tea, kui ma praegu lähen, eks ju, ma olen seal kohas enam olnud, aga Hongkongi, kui ma läheksin, ma teaksin, kui ma läheksin, et Hongkongi oleks mul tegelikult väga mugavam minna kui praegu Kärdlas. Lounge'i mul ei ole, sellepärast ma jäin hiljaks broneerimisega. Ma 24 tundi varem oleks peal broneerimisega, et saan seda odava hinnaga. Ma jäin hiljaks, nii et kuigi Tallinna lennujaamas see lounge on tõesti mõttetu meelelahutus, sellepärast, et terve lennujaam on parem kui teiste lennujaamade lounge'id, nii et kui ma peaksin olema näiteks, ma ei tea, Schengeni alal seal Amsterdamis Aspire lounge'is, mis on pommiauk, mööblilt koorub nahka ja augud ja ma ei tea, õuna saab süüa seal istudes laguneval toolil, siis ma ütleksin, et Tallinna lennujaama terve tavaala on ikka 10 korda parem kui see lounge, nii et lounge iseenesest ei tähenda midagi, kui on teatav lounge. Nii et ma praegu lounge ei lähe ja ma vaatan äkki, ma saan midagi amballe seal pärast turvakontrolli, aga võib-olla ei saa ka, sest see on paremad toidud ja odavad ka. Aga näeks näis, vaatame, mis seal antakse tavatoasoonis. Nii et jah, et väga huvitav, et Kärdla võitis, jah, et kui võistus Kärdla Hongkong, siis päriselt Kärdla võitis. Mis on tegelikult praegu õige, sest praegu on see aasta aeg selline, et oleks patt minna Hongkongi ja mitte minna Kärdlasse. Nii et ja kusjuures Kärdlal on teine üks võit ka, see lennuk, mis läheb Kärdlasse, on vist üldse kõige lemmikum lennuk. Muidugi need suured Airbus 380 ja 350 ja Boeing 747, need on sellised mikrokosmosed, eks ju, see on nagu, aga nad on niisugune lendavad robotid ikkagi. Aga see, mis Kärdlasse läheb, see on niisugune surra-murra ront, nii et see mulle hästi meeldib, see on nagu lennukisem lennuk. Nii et jah, aga jah, naljakas on näha neid inimesi, kes jah. Te vaatate, okei, ma mõtlesin, et küsida midagi mu käest, ma mõtlesin, ei. Keegi tahab küsida mu käest, ta vaatab midagi. No nii, olgu.
Nii et jah, kuigi natuke on kahju, et ma laksat ei saa. Ma tean Hongkongis neid trikke ka, mul oli naljaga, ma istusin seal bussis ja see, ta ees klaas nagu uduseks ja ma hakkasin selle Kleenexiga, nagu ma vaatasin kõrval istuvad inimesed, kes olid seal üle selle vahekäigu, need tegid seda Kleenexiga puhtamaks, ma tegin ka, et mul Kleenex kotis on Hongkongi pärast. Sest Hongkongis on ju nii, et kui sa lähed sellesse kõige tavalisemasse kohtadesse sööma, mis on kõige paremad, kõige autentsemad, siis peab oma Kleenex kaasas olema. Ja siis ei ole mingid jootrahasid ega mingid teenustasus. Ja maksavad transpordikaardid, mis on mul ka kotis on täiesti olemas. Ja siis, aga kui sa oled nagu sellise natukene paremasse kohta, siis on, ei pea oma Kleenex kaasas olema ja siis on teenustasu on 10%. Pannakse juurde. Aga sellega ma olin nagu Hongkongiks valmistunud, aga lähen paremasse kohta praegu ja ma loodan, et ma kunagi lähitulevikus on ikka Hongkongi ka, sest see on ikka selline tore koht. Olgu!